tere tulemast Musta kassitaru lugemisse Vähid. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 16 kuni 22 veebruar. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. No teil on siin ikka väga superkaardid, nagu palju rahakaarte ja päike. Päikese kaart on taro kaardipaki üks positiivsemaid kaarte. Päike valgustab nagu absoluutselt kõik pimedad nurgad ära. Valgustab teie hinges pimedad nurgad ära ja valgustab ka teie teel pimedad nurgad ära. Ja kui teil näiteks oli nüüd mingisugune lahendamata asi, siis see laheneb ära, sest õigluse kaart on välja tulnud ja õiglus on teie poolel. Et see on selline õiglus, mida ei saa tüssata, nagu ei saa rahadega ära osta, ega saa kuidagi moodi seda õiglust väänata. Et see õiglus on mustvalge ja see õiglus on teie poolel. Ja siin on nagu palju teil seda rahakaarti, et siin on müntide 6 ja müntide 4. Müntide 6 on selline, kes jagab raha ja müntide 4 on kitsimehe kaart, kes istub raha otsas ja mitte midagi ei jaga. Et eks te peate siis selle tasakaalu leidma, kas seda raha jagada, võib-olla hoopis saada. Aga igatahes müntide 4 seda raha välja ei käi ja mille üle mul on hea meel. Mul on hea meel, kui see müntide 4 seda raha välja ei käi, sest et siit edasi tuleb karikate 7 ja karikate 7 on selline kaart, kus pakutakse kõike head ja paremat. Aga ma loodan, et teil on piisavalt tarkust teha vahet, mis on illusioon, mis pole tõeline ja mis on nagu päris. Et teil on tarkust kontrollida enne, kui te nagu usute mõnda mida iganes teile pakutakse, et sellel nädalal tasub seda kontrollida, et kas see kõik ikkagi päriselt nii tore on ja istugegi oma raha otsas ja ärge käige seda välja. Tehke targad otsused. Et kulutage raha sinna, kus te kindlalt teate, et sellest teile tulu tuleb. Aga teil on lisaks sellele mõnele rahakaardile, mis siin lõpus on veel üks rahakaart, see on müntide 10. Müntide 10 räägib sellest, et teil on nagu absoluutselt kõiges küllus. Küllus on rahakotis, teil on küllus pereelus, teil on küllus nagu suhetes, teil on küllus töö juures, teil on küllus kodus, teil on nagu absoluutselt kõik olemas, mida te nagu võite veel elult soovida. Aga teil on ka välja tulnud maagikaart. Ja maagikaart räägib seda, et te saate enda elu, edasist elu kujundada ise oma soovide ja tahtmiste järele. Sest maagikaardis saate te soovida just sellist tulevikku, nagu teie näete, et see teil olla võiks. Maagikaart on üks võimsamaid kaarte taro kaardipakis just nimelt selle poolest, et maagikaardiga on kõike võimalik endale soovida. Maagikaardida te võite saada miljonäriks. Maagikaardiga te võite saada lossiomanikuks. Maagikaardis te võite soovida endale absoluutselt kõike seda, mida teie hing ihaldab. Et siit ka minu soovitus. Ärge laskuge sinna illusioonide maailma, vaid istuge maha. Kuigi selle illusioonide maailmas te võite ka maagikaardiga endale absoluutselt kõike soovida. Ka kõiki neid illusioone te võite endale soovida selle maagikaardiga. Aga soovitus on selline, et istuge maha, pange paberi peale kirja, mida teie elult soovite ja pange üksikasjalikult kirja, pange päris punkti haaval, milline see peaks olema. Ma olen toonud alati sellise näite, et te soovite endale maja, siis kirjutage ilusasti lahti. Millist maja te tahate? Mitu korrust? Mis värvi see maja on? Mis materjalist ta tehtud on? Kas ta on aiaga või aiata? Mitu tuba sellel majal on? Missugune on selle maja aed? Kus see maja asub? Kas seal on kaev? Mis seal veel peab olema? Saun näiteks? Mis materjalist on selle põrandad, milline on köögimööbel, no absoluutselt kõike, mis te endale ette kujutada, mitu akent, kui suured aknad, millised kardinad te oma majja tahate, sisustage, tehke selline tore mäng ja mõelge läbi oma selline soov, mida te tahaksite, nagu päriselt tahaksite.
Te võite rohkem sinna kirja panna, te võite kõik oma suuremad soovid sinna kirja panna. Valige välja mingisugune 2-3 tükki, mida te tahate kindlasti nagu sellel aastal täituksid. Ja nendesse süvenege rohkem, kirjutage üksikasjalikult välja, sest maagikaardiga on võimalik endale soovida absoluutselt kõike. Lihtsalt pange kirja, soovige ja unustage ära. Need soovid täituvad siis, kui me oleme nad ära unustanud. Ja siis, kui nad täituvad, siis tuleb meelde, et jah, vot seda ma tegelikult ju tahtsingi. Et nüüd on see kohal. Aga ma olin selle täiesti unustanud, et ma seda tahan. Et kõige lihtsamalt, kui te kogu aeg kontrollite, siis ei pruugigi need nii ruttu need soovid täituda. Aga kui te need lihtsalt panete kirja ja ära unustate, siis nad ühel päeval täituvad ja siis tulevad teile meelde, kui nad on täitunud, et seda ma endale soovisin. Aga sellel aastal, sellel nädalal tuleb meil tulihobuse aasta. Algab tulihobuse aasta ja see on eriti märgiline aasta neile, kes sellel aastal oma 60. juubelit tähistavad, ehk kes on sündinud 1966. Iga 60 aasta järel tuleb see sama aasta, kus teie sündisite. Et kui sündisite teie 1966 tulihobuse aastale, siis nüüd 60 aastat hiljem on jälle teie aasta. Ja minu soovitus teile, kes te olete siis sündinud 1966. aastal, kasutage ära kõik selle tuleva tuliaasta hobuse võimalused. Lõpetage ära need asjad, mida te olete pikalt edasi lükanud, aga mis teid enam ei teeni. Alustage nende asjadega, millega teil pole olnud tahtmist, julgust või aega algust teha, aga te olete mõelnud, et vot seda ma ikkagi tahaksin veel teha. Vot seda ma veel tahan. Et proovige siis sellel aastal alustada sellega, millest te olete kaua unistanud. Ärge unustage maagikaardiga, miks mitte endale ka tervet seda tulihobuse aastat soovida, et mida kõike te sellelt aastalt soovite ja tahate. Ja miks mitte, selleks on nüüd küll õige aeg. Tulgu teil siis selline küllust täis nädal, ärge laskuge illusioonidesse ja ärge unustage maagikaardiga endale soovida just sellist tulevikku, nagu teie näete, et teil võiks olla. Ja, et väga-väga imelist nädalat, tarku otsuseid ja küllust soovin ma teile nii sellesse nädalasse kui ka sellesse tulevasse tulihobuse aastasse. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi, pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.